ma olen tihtipeale olnud selles mõttes kriitiline, et minu arust koolis selle kuramuse 12 aasta jooksul, vandusin, peaks, üritasin vähemalt, peaks õpetama 2 asja. Peaks õpetama, kuidas tööd teha ja kuidas puhata. Aga nagu vähemasti minu kooliaja jooksul küll ma õppisin Pythagorase teoreemi, aga seda, kuidas tööd teha, kuidas seada endale eesmärke, kuidas oma aega planeerida, kuidas kas või, ma ei tea, lihtsalt mingit projekti teha, mis on need ressursid, mida sul vaja on selle jaoks, kuidas suhelda teiste inimestega projekti raames. Ja teine pool veel, et kuidas puhata, et mida me teeme selle 10-15 minuti jooksul, mis on nii-öelda vahetund, et kuidas me siis oleme või kuidas see nii-öelda puhkusaeg on veedetud. Et neid 2 asju veel siiamaani minu juurde kahjuks Eestis väga palju ei õpetata, aga võiks. Kas sa praegu juba oskaksid õpetada, kuidas puhata selle 10-15 minuti jooksul, mis on vahetund? Ma arvan, et minu peamine nagu nii-öelda soovitus oleks ikkagi igaühel endal aru saada, et mis on see asi, millist puhkust mina vajan. Ma parasjagu võtan Maret Keskküla loodud suurepärast puhkuseteemalist kursust, videoloengut, kus ma just sain teada, et meil on 7 erinevat puhkamisviisi, mis või ühesõnaga vajadust ja selle juurde käivad siis erinevad viisid, kuidas võiks siis tegelikult ennast toetada. Ja et need vastavad siis ka sellele, et kas sul on parasjagu füüsilist koormust või vastupidi vähe seda või siis vaimset koormust või muid, mis iganes stimulatsioon erinevatele meeltele või sul on väga palju suhtlemist või sul on emotsionaalne kurnatus sellest, et sa oled pidanud kogu aeg väga viisakas olema ja kogu aeg arvestama teistega, et seal on väga erinevaid asju, mida vaja oleks. Ja see enda kuulama õppimisoskus, see on küll nagu üks väga suur asi, et seesama improst tulles tagasi sellest, et kuidas oma esimene mõte osata välja kuulata, et mis see on, mida mul tegelikult praegu vaja on. See on üks väga oluline küsimus, ma arvan.